tere! Kuulsin, et võitsid täna oma projektiga auhinna. Äkki sa räägid, millest teie projekt oli? Meie projekt oli sellest, kuidas puudega noored, erivajadusega noored ühiskonnas elavad, aktiivselt toimetavad, kuidas maailmas liikuda ja seda tajuda teistmoodi, kui me oleme harjunud. Ja seda kõike said need ilma puudeta noored siis väga aktiivselt proovida ja tajuda selleks, et see teema ei oleks selline igav, hirmutav, kurb ja ei seostuks vanaisaga. Äkki mõni konkreetne näide, et mida te näiteks tegite? Loomulikult, et meie simulatsiooni pealkiri või hüüdlause oli panema meeled proovile. Me esitasime väljakutse. Meil oli selline takistusrada, mis oli põhimõtteliselt puidust tükid, mis simuleerisid erinevaid kaldpindu, takistusi, olusid, lävepakkusid ja siis noor pidi ratastooliga need ületama. Siis oli meil selline laud ja tegevus, kus boksikindaga oli võimalik avada komm ja tuli see ka ära süüa boksikinnastes. Ja selle simulatsiooni mõte oli, et noor tajuks, mis võib juhtuda, kui keskkooli lõpuõhtul mõtlematult peakad hüpata või kui sõbral peaks tekkima liigese-põletik. Siis oli meil võimalus tutvuda juhtkoeraga, õppida pimekirja, ära arvata, mis on punktkirjas kirjas ja samamoodi oma nime näiteks trükkida punktkirjas. Siis oli meil selline laud, kus sai viipekeelt õppida, et kuidas viibelda oma nime või Tallinn-Tartu, kuidas teha esimesi tutvustavaid tere head aega, selliseid viipeid. Ehk põhimõte oli selles, et väga igav oleks noore jaoks lihtsalt kuulda sellisel raskel teemal mingit loengut, aga kui see on väljakutse, siis võib selguda, et ütleme nii, et puudega noor võib mõnes asjas olla isegi osavam, sest tema on harjutanud seda, tema on kohanenud oma erivajadusega ja kui sa ei ole kunagi ratastooliga liikunud, siis see on keeruline näiteks. Ja võiski tegelikult välja tulla või mis me loodame, et noorte teadvusesse jõudis, oli see, et need abivahendid, ratastool, juhtkoer, need võimaldavad inimesel liikuda ja ühiskonnast osa saada, kui ta muidu ilma nende abivahenditeta oleks liikumatu ja peaks olema kodus abivajaja. Ja mis oli eriti tore selle asja juures, oli see, et noored ise ühelt poolt ütlesid, et küll on lahe, lõbus, päris huvitav, millal te jälle tulete, aga ka lapsevanemad tulid meie juurde pärast ütlema, et hästi tore, et meie lastele olete sellised asju teinud, et see muudab lapsevanemate arvates siis nende lapsed natukene avatumaks oma mõttemaailmalt ja erinevusi aktsepteerivamaks. Ja sellist tagasisidet saada on ääretult rõõmustav just lapsevanemate poolt. Aitäh nende näidete eest. Ma arvan, et siit on midagi ka teistel õppida. Aga ma mõtlen, ma küsiksin ühe küsimusega tänase päeva kohta. Et tänase päeva teema oli tsirkus. Aga minu küsimus oleks hoopis, et kas teie oma projektist ka tsirkust tegite? Tsirkust. Meie projektis toimus tsirkust küll. Et esiteks, kui noored boksikindaga üritasid kirjutada, siis olid päris kunstipärased paberid, mis nad meile välja joonistasid. Siis mõni inimene, kes väga hoogu läks, tegi tsirkust sellega, et ratastoolis üritas üle pea vajuda või kuidagi niimoodi selliseid trikke teha ratastooliga, mis võib-olla ei ole kõige mõistlikum, aga kõigil oli see eest väga lõbus. Ja mida ma siiralt loodan, et noored ise ei tajunud tsirkusena, oli see, et alguses oli ikka päris keeruline
teha neid ülesandeid niimoodi ilma, et kõigil oleks naljakas, aga see on täitsa normaalne. Kui sa ühte abivahendit kasutad esimest korda, siis oledki sellest natuke näpu. ja selles mõttes me kõik rõõmustasime koos noortega, naersime nendega koos ja kindlasti mitte nende üle. Ma tahaks teile soovida edu ka kõigis edaspidistes tegemistes ja õnnitleda teid võidu puhul.